riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere head saatesarja Riskid või kindlustad vaatajad ja kuulajad. Nagu üks kuulus Soome suusahüppaja on öelnud, siis elu on inimese parim aeg. Loomulikult seda ta on ka, aga paraku midagi teha pole, ei ole ju elu ainult lust ja lillepidu alati. Ja võib-olla on mõnikord tark aeg maha võtta ja pisut mõelda, mis siis saab, kui mind enam selles elus ei pruugi olla, mis minu perekonnast saab ja nii edasi. Teema tundub võib-olla natukese morbiidne, aga ma usun, et tuleks seda siiski aeg-ajalt teha. Nii et tänase saate teema ongi meil just nimelt siis elukindlustus. Meil on täna toredad eksperdid tulnud siia saatesse Swedbank elukindlustuse valdkonna juht ja Elerin Reinmann, tervist! Tervist! Ja SEB elukindlustuse Balti riski hindamise ja kahju käsitluse osakonna juht Anu Meier. Tervist! Väga meeldiv teid siin näha. No elukindlustus mõistena, vähemalt teie maailmas vist ei tähenda päris seda, et minu elu on siis kindlustatud ja minuga midagi ei juhtu enam. No kahjuks ta nii on jah, et vabandust, et olen ise ka veel veidi tõbine. Kas elukindlustus on muidu tehtud endale? No tegelikult ma olen ikka väga selline kindlustuse usku inimene, et kui me siin just enne rääkisime, et elukindlustus on tehtud ja kõik muud ka, nii et reisikindlustuselt sain just hüvitist, kui olin haige ja siis ise arutasime omavahel, et see kindlustus on ikka üks väga praktiline asi. Selge, no amet vist kohustab ka, et kuidagi oleks veider, kui endal praktikat üldse mul oli ei ole. isegi koer oli kindlustatud endal. No selge, sellest veel siis väike köhatus ei tee midagi, et elu on kindlustatud. Aga siiski, et mis see siis täpsemalt tähendab? See elukindlustus teie maailmas? Elukindlustuse alla käib kõik see, mis puudutab siis inimese enda elu ja tervist, et ka varaseltsid pakuvad tegelikult teatud õnnetusjuhtumi kindlustusi ja tervisekindlustust, aga elukindlustusseltsid ei paku kindlasti varakindlustuse tooteid, et meie juures ei saa kindlustada ei autot ega maja ja reisi ka mitte, et meil on siis elukindlustuse tooted, väga palju on laenudega seotud kindlustusi ja traumakindlustused, kriitiliste haiguste kindlustused, selline pakett. Ma lisaksin võib-olla Anule lisaks veel omalt poolt seda, et kui mõelda elukindlustuse eesmärgi peale, et siis see põhieesmärk on sissetuleku kaotuse katmine. Ehk kui mõelda selle peale, et kui sissetulek peaks kaduma, et mis siis saab ja võt siis tuleb appi elukindlustus, on ta siis surmajuhtumi järgselt või mõne muu riski tagajärjel, näiteks kui on pikaajaline töövõimetus, et siis saab elukindlustus aidata. See elukindlustus ei tähenda esiteks mitte seda, et tingimata peab fataalne lõpp olema, vaid ka tõesti see töövõimetus ja sellised asjad, mis võivad ju meid kõiki samamoodi tabada, et ka siis, ja pigem ei ole siis mitte minu elu kindlustatud niivõrd, kuivõrd ikkagi minu lähedaste. Eks siin ongi nagu kaks poolt, et üks on see, et kui mind tõesti enam ei ole, et kuidas need lähedased hakkama saavad, et nagu nii on kurb ja väga raske olukord, eks, aga et nad ei peaks nüüd hakkama kohe mõtlema selle majandusliku poole peale, et kuidas maksta laenu näiteks või liisinguid. Ja teine on siis see, mida ma ise sellest kindlustusest saan, et see elukindlustus võib-olla annab mulle küll sellise hea tunde, et lähedastega on kõik hästi, kui peaks nagu väga kehvasti minuga minema. Aga kui ma ise näiteks jään pikalt töövõimetuks, et see ei pruugi üldse olla midagi väga suurt ja dramaatilist, et ma võin lihtsalt murda, ma ei tea, hüppeliigese ja võib-olla ma ei saa käia 2-3 kuud tööl, mis on täitsa tavaline kindlustusjuhtum meil. Aga kuidas ma siis nagu rahaliselt hakkama saan ja siis on mul vaja taastusravi ja võib-olla midagi vaja kohendada seal korteris, et ma saaksin liikuda nüüd. Nii et ei ole ainult nii, et ma pean oma lähedaste peale mõtlema ja kui mulle juhtumisi ei olegi lähedasi, on ka sellised variandid, et siis ei ole just kui üldse elukindlustust mõtet teha, et on ikka küll. See kindlasti tõesti ei vasta tõele, et siin on nagu tõesti kaks poolt, et üks pool ongi see, et lähedased saaks abi, jah, see ongi see nii-öelda surmajuhtum, ehk et saaks kõik laenujäägid tagasi makstud, mis on alles jäänud ja võib-olla matuserahad, mis on vajalik sel hetkel, eks ole, aga seal juures tõesti on see pool, et mida see inimene ise vajab ja seda täna võib-olla
Eesti inimesed ei teadvusta isegi, et elukindlustuse juurde on võimalik valida erinevaid lisakaitseid. Ja siis võib jäädagi tõesti see tunne, et see ongi see lõpp ja vahepeal midagi ei jäägi. Et ma arvan, et tark on võtta see aeg ja uurida rohkem ka selle kohta, et mida see mulle endale annab. No neid kindlustustooteid on tegelikult ju ikka päris palju, et silme eest on, ma arvan, paljudel kirju, et täpselt enam ei saa aru, et mida ja et üle kindlustada ei ole ju ka mõtet, eks ole, et samamoodi oli siin korraks käis läbi see tervisekindlustus, et kui mul ütleme elukindlustus tehtud on, kas mul siis nagu seda tervisekindlustust eraldi pole justkui siis vaja enam või sest, et elukindlustus ju katab kõik. Need on ikka väga erinevad asjad, et tervisekindlustus katab su ravikulud näiteks või füsioteraapia kulud näiteks või ravimid ja sellised asjad. Aga elukindlustus tooted, seal on ühest küljest on elu, teisest küljest võib-olla laen. Näiteks kui sul on võetud, ma ei tea, eluasemelaen ja 2 väikelaenu, siis sa võid nad kõik 3 eraldi kindlustada, sest väikelaen saab varem läbi, siis sellele sõlmitud laenukindlustus saab ka varem läbi. Ja siis on võimalik võtta riskikindlustus, kuhu siis panna juurde, elukindlustus on seal nagunii, aga näiteks kriitiliste haiguste kindlustus. Juhuks, kui peaks tõesti olema mingi väga raske haigus, näiteks vähk või skleroosis multiplex diagnoositakse või südame-veresoonkonna haigus, nii et... Ja traumakaitsed, neid on muidugi igat. Aga seda ma saan küll öelda, et ma näen oma töös igapäevaselt, et Eesti inimesed kuidagi panevadki neid erinevaid kindlustusliike nagu ühe nimetaja alla elukindlustus. Et justkui ei eristata, mis üks või teine on. Ehk et jah, et elukindlustuse põhieesmärk on tõesti selle sissetuleku kaotuse katmine on ju läbi surma ja muude selliste lisakindlustuste, aga et ütleme näiteks kui võtta sinna kõrvale õnnetusjuhtumi kindlustus, mis on ka üsna tavapärane, siis selle fookus on hoopis midagi muud. Ehk et seal on ainult nagu õnnetusjuhtumid on ju. Aga ma korra ikkagi minule rumalale inimesele selgeks teha, äkki on minusuguseid veel. Kui ma teen elukindlustuse teie juures ära, mille vastu või mis ma siis olen sealt siis saanud õieti? Et ma saan aru, et haigla kulusid mul seal siis ei, need ei lähe sinna alla. Et ühel poliisil võivad olla erinevad kindlustuskaitsed. Et ongi niimoodi, et näiteks ma võtan ainult elukindlustuse. Nii, mis ma siis saan? Siis on tõesti see, et sinu surma korral makstakse sinu määratud soodustatud isikutele raha. Nii palju, kui see hüvitis on. Ja siin ka võib-olla selline väike nipp kõrva taha panna, et kes teevad elukindlustuse, et väga soovitav on ise määrata need inimesed, siis ei pea ootama kogu seda pärimisprotsessi lõppu, mis on pool aastat vähemalt, aga vahest võib olla ka palju pikem. Et siis ei ole üldse oluline, kes on ametlikud pärijad. Et võibki olla näiteks erinevad kärgpered või olukorrad võivad inimestel olla. Ma võin ise otsustada siis, kes see kasu saaja pärast on. Või näiteks kui, ma ei tea, sa võtad naabrimehelt laenu, siis sa teedki selle elukindlustuse ja selle laenu summa siis tasub endale ikka ja see naabrimees on see soodustatud isik, eks. Et väga erinevaid võimalusi on olemas. No igatahes jah, et tasub läbi mõelda ja endale selgeks teha, mida katab, et pärast ei teki arusaamatusi, et ikkagi see puhtal kujul elukindlustus, millest me täna räägime, on ikkagi see, et see teine inimene või su lähedane saab siis... Surmajuhtumi korral siis makstakse hüvitist. Ja kui ta on laenukindlustus, siis kaetakse laenujääk. Näiteks kui ta on laenukindlustus, on ka surmajuhtumi kindlustuseks, aga tegelikult see laenujäägi osa makstakse tagasi pangale. Nii et lähedased ei peagi selle rahaga siis ise seal toimetama. No millised sellised populaarsemad variandid on, mida inimesed siis siiamaani eelistavad võtta, sest ma saan aru, et see elukindlustus on üks osa, kas võetakse neid samu lisa asju sinna juurde ka või on teadlikkus veel madal, et ei osatagi sellist asja küsidagi? Swedbankis oleme me teinud klientide jaoks üsna lihtsaks, et nad ei peagi väga palju midagi valima, et meil on täna ehk et põhikaitsena siis on see elukindlustuskaitse ehk et surmajuhtumi kaitse ja sinna juurde käib koheselt ka puuduva töövõime kaitse, mis tähendabki sisuliselt seda, et kui pikaajaliselt olla töövõimetu, Eesti Töötukassa ongi määranud sellise otsuse, et siis me maksame täielikult selle kindlustussumma
välja selle juhtumi korral. Valida saab sinna juurde õnnetusjuhtumid nii-öelda korral siis ka vigastuste vastu sellise hüvitiste kaitse, aga me oleme pigem hoidnud just sellise lihtsa lahenduse, sest täna kliendid vajavad lihtsust, sest arvestades seda, et Eesti ühiskond veel on üsna noor elukindlustuse teadlikkuse osas, siis see liigne paljusus võib teinekord ollagi pigem hoopis keerukus. Siit on äkki hea korraks põigatagi sinna, et mismoodi meil Eestis olukord üldse on, võrreldes võib-olla ma ei tea teiste riikidega, kellega meil on tark ennast võrrelda, et on meil see elukindlustus selline populaarne asi üldse? No see on nii ja naa, et kui ma nagu mõtlen, et kuidas oli olukord 20 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, siis praegu on teadlikkus ikkagi oluliselt suurem. Ja teavad juba noored inimesed, et elukindlustus on mõistlik asi, samamoodi nagu pensioniks kogumine, et see on nagu elementaarne. Kui me võrdleme ennast näiteks Saksamaa või Rootsiga, siis me oleme jälle sellises mitte nii heas positsioonis, et see on jah erinev. Aga nüüd ütleme nende erinevate kaitsete osas ka, et jällegi kui me nägime võib-olla 10-15 aastat tagasi, et võetigi ainult elukindlustus, siis praegu me näeme ikka seda, et poliisid on väga palju, et põhimõtteliselt kõik võimalikud kaitsed võetakse sinna juurde, et see on väga mõistlik. Et mitte ainult lähedastele ei mõelda, vaid ka ise endale. Ikka enda nahk on ju kõige lähemal. No ikka jah. Ma ei tea nüüd liiga täpselt seda teie maailma, aga kui ma olen oma vara kindlustanud, siis tihti peale küsitakse, et palju sul see asi maksab ja palju too asi maksab ja siis on mingid summad vaja välja mõelda seal, eks ole, ja nii edasi. Mis imemoodi ma oma elu siis hindan või kuidas see käib, et mis numbrid, ma pean ise ka ikkagi mingid numbrid siis ütlema või keegi hindab, tuleb komisjon kokku ja ütleb, et su elu ei olegi midagi eriti väärt, et sa võid teha hästi sellise väikse suba peale. Kindlustusmaailmas on kindlasti teatud soovitused, mida iga kindlustusselts annab, et Eestis me tõesti soovitame kindlustada sissetulekut 1-3 aasta sellises piires. Maailmapraktika räägib, et võiks olla kindlustatud 3-5 aastat sissetulekut, et see on selline piisav aeg nii-öelda toimetulekuks, et võtta ju aega, et kui selline raske olukord on tekkinud. Aga kindlasti, mis on soovitus on see, et Eesti inimestel on palju laenusid, erinevat liiki laenusid. Ja see on nüüd see koht, mis ikkagi tasuks päris tõsiselt nagu läbi mõelda, et see laenujäägid saaksid elukindlustusega ära kaetud. Sest selles situatsioonis, kui on ta siis pikaajaline töövõimetus või on ta surmajuhtum, siis perel tekib päris suur koorem seda tagasi maksta. Nii et nendest näpunäidetest ma usun, et saab juba võtta ja hinnata, et kui suures summas siis elukindlustuse võiks sõlmida. See ikkagi mingid valemid natukese taga on, et päris... ütleme jah, et see 1-3 aasta sissetulek, et see oleks selline nii-öelda rusikareegel. On riike, kus ta on keskmiselt 3-5 ja isegi rohkem. Aga kui nüüd ise igaüks mõtleks, et esiteks, kui palju sul on laenusid, kui nüüd need laenud, krediitkaardid, autoliisingud, et igasuguse vara realiseerimine võtab ju aega, et kõigepealt oleks need kaetud ja siis mõelda, et kui palju sealt nüüd üle jääb sellest kindlustussummast, et kas mul need lähedased ka saavad nüüd kas või pool aastat elada nii, et nad ei pea mõtlema raha peale, vaid peavad nagu oma energia saavad kulutada sellele, kuidas oma elu ümber korraldada. Ma praegu hakkasin mõtlema selle peale, et kui mul on hästi palju ainult laene ja kohustusi ja ütleme vara nagu väga polegi, et siis tuleb pärandis öelda oma vaenlase nimi ja talle pärandada kogu see kupatus. Sest et lihtsalt, et paljud ei olegi võib-olla teadvustanud, et tegelikult need kohustused lähevad kellelegi üle ju. Need ei jää ju kusagil õhku. Ja kui see tavaline nii-öelda pärimisprotsess käib, siis sinu lapsed või kuidas iganes need inimesed seal järjest tulevad, eks ole, et siis on päris suure portsu otsas, et see pärandi saamine ei tähenda miljonärist tädi jättis mulle miljoni. Me tegelikult ka näeme praktikas seda, et tihtipeale ongi niimoodi, et inimesel on väga palju kohustusi ja ainus vara võib olla see teine sammas, näiteks pensioni teine sammas. Et see on selline väga tavaline olukord ja ma arvan, et sa kinnitad ma nõustun ja sellega, et eriti teades, et osad inimesed on veel ka oma teise samba varagi välja võtnud, siis nii-öelda
säästude osa sisuliselt on olematu ja noh, ütleme nüüd kui see viimane uuring, mis me ka läbi viisime siin septembrikuus, kinnitas täpselt seda, et see säästude osa on nii minimaalne, et ütleme ikkagi kuni 3 kuuks väga väikeses osakaalus inimestel on säästud olemas, 20% puuduvad üldse säästud ja 11% on ainult neid, kellel on sellised pikaajalised säästud. Nii et noh, ongi täpselt see keeruline olukord, et kui ikkagi üsna palju on kohustusi, siis noh, faktiliselt ongi nii, et ega need õhku rippuma ei jää, et need lähevadki siis seadusjärgsele pärijale. On ta siis lapsed või vanemad. Keelduda ei saa sellest vist siis või? Pärandist saab keelduda. Kui sul ainult võlad on. Siis saabki keelduda, aga siis ta läheb ikkagi järgmisele juba ringile, nii et ühel hetkel ta ikkagi kellegile maandub. Keegi peab selle kinni maksma. Nii on, jah. Nii et igal juhul siin oleks tark see kindlustuse olemasolu küll. No ma ei tea, autot ja kodugi ja selliseid lepinguid tehes kindlustuse mõttes vist on aasta selline periood, kus see leping tehakse tavaliselt. Mis moodi elukindlustusega on? Kui pikaks see leping siis mul teiega nüüd silmida tuleb? Elukindlustusega tehakse ka 1-aastaseid lepinguid, aga neid on ikka pigem vähe, et elu tasub kindlustada pikaks ajaks ja miks see nii on, siis kui me võtame nüüd auto või maja, siis see on natukene teistsugune asi, mida kindlustada ja auto puhul see väärtus väheneb ka päris kiiresti. Inimese puhul seda niimoodi päris võtta ei saa, aga ütleme, et kui nüüd mõelda selliselt, et kui sa kindlustad ennast näiteks 25-selt, 30-selt, sa oled terve ja sportlik ja kõik on väga kenasti, siis sina maksad selle eest suhteliselt sellist standardhinda ja sa saad nagu soodsa hinnaga selle kindlustuse sõlmida näiteks 30 aastaks ja sinu terviseriskid hinnatakse sel hetkel, kui sa lepingu sõlmid. Kui sa teed neid, ma ei tea, paariaastaseid lepinguid, siis tegelikult iga paari aasta tagant hinnatakse su terviserisk uuesti. Ja võib-olla juba 5 aasta pärast on sul kõrge vererõhk ja 10 aasta pärast on diabeet, mis tähendab, et sa tegelikult maksad selle sama kindlustuskaitse eest rohkem. Kui pikaks ma selle lepingu üldse maksimaalselt siis teha saan? Kuni 70. eluaastani päris. Eks jah, kindlustusseltsiti on nad erinevad. Siis vahepeal ei hinnata mind uuesti või ikkagi? Ei, terviseriske ei hinnata uuesti. Et kui sa hakkad vahepeal tegelema millegi väga ekstreemsega, siis me vaatame uuesti. Meil ei olegi sellist lahendust, et oleks võimalik kuidagi perioodi ise valida, et ma teen nüüd 5 aastaks teen kindlustuslepingu, et meil on süsteem nii, et sõlmid lepingu ja lõpetad siis, kui soovid, kui vaja on, aga see kehtib siis 70. eluaastani. Nii et selles mõttes ühekordne selline tegemine ja ei ole vaja muretseda, et nüüd 5 aasta pärast saab leping läbi. Ühesõnaga noore seas tasub ikka kõik lepingud juba ära teha, et siis absoluutselt. on midagi nagu turvalisem tunne. Vahepeal rääkisin siin sellest rikkast tädist ja miljonitest ja asjadest, et eks me oleme ju neid kriminulle näinud ja lugenud ju küll, kus ongi ju pärandusega seoses igasugused, just nimelt elukindlustus on olnud seal mängus, eks ole. Et mis see summa siis on, mille peale ma maksimaalselt nagu teha saan või see, et ma saangi, ma ei tea, 10 miljoni peale ennast oma elu ära kindlustada või kuigi mul on ainult võlad. Küsida ikka võid jah, aga tõenäoliselt sa ei saa seda, sellepärast, et kindlustusselts vaatab, kas see on mõistlik ja vaadatakse kindlustusvajadust, et tõesti, et kui ja isegi kui nüüd näiteks mina mõtlen, et mis see 1 miljon on, et teeme kohe 10 ära, eks, et siis võib-olla minu soodustatud isikutel on minust rohkem kasu surnuna kui elavana. Ei, ma siin tahtsin jõuda, see ongi olnud ju paljude kriminullide aines, eks ole, et on mindud looja karja liiga vara. Nii vist tõesti liiga mõistlik ei ole, aga tegelikult kindlustus... praktikat ei ole, Ei, tegelikult ei ole, jah, et on neid inimesi, kes ütlevad, et mis 50 000, et ikka alla miljoni pole mõtet, aga jällegi, et sel juhul üldiselt ikkagi nõustatakse neid inimesi, kes just, et sul peab olema nagu põhjus ka, et miks sa tahad nii suurt kindlustussummat, et kindlasti juba see panga või kindlustuse nõustaja siis vestleb ja annab omad soovitused. No üks teema, mis on seoses selle elukindlustusega alati üles kerkinud, on see, et te ikkagi ju küsite ju inimese, vähemalt lepingu sõlmimisel ju mingid terviseandmed. Kas te küsite ainult või teil on õigus minna kusagile midagi vaatama või et osad on öelnud, et kuule, mis asja, ma lähen sinna ja nüüd nad hakkavad tuhnima minu eraelus ja saavad teada kõik mu delikaatsed andmed ja ma ei tea mida veel ja siis saab tööandja kõik teada ja elukaaslane saab kõik teada ja üldse ei, las see elukindlustus jääb.
et kas olen ma valel teel või on minule sattunud paar sellist inimest? No, kindlustusandja ei tohi küsida sellist informatsiooni, mida ta kasutada ei taha või ei soovi, ehk et vastavalt sellele, mis kliendi siis tervislik seisund on, vastavalt sellele saabki küsida ainult neid dokumente. Ja noh, võib-olla kindlustusandjad käsitlevad nii-öelda riske ka erinevalt ja kuidas nad klientide käest need andmed ka küsivad, eks ole, aga meie tõesti ei saa minna kuhugile ja kontrollida, et mis see kliendi tervis on, vaid me küsime kliendilt endalt täpselt neid dokumente, mida meil on vaja selleks, et menetleda seda riski ja klient, kui annab meile need dokumendid, siis me saame ka selle vastava otsuse teha, et ilma kliendi nii-öelda tegevuseta teie kuskile sisse ei logi ja midagi seal näha ei surfata, ei saa nii ajaviiteks. Kindlasti jah, mitte, et noh, tegelikult meil on ka õigus teha ise haiglasse päringud, aga sel juhul, kui nüüd inimene ise meile ei soovi neid andmeid anda või noh, mitte ei soovi, vaid et ta näiteks ei saa hakkama seal digiloos või ta ei ole kogemust ja ei soovi nende asjadega ise tegeleda, siis ta annab meile volituse ja siis me saame ise küsida neid andmeid haiglast. Aga seda jah, et me nüüd saame ise ja käime ja surfame ringi igal pool ja vaatame ja räägime tööandjaga ja vaatame kõik terviseportaali andmed üle, et seda kindlasti ei ole. No ja hindate ka, kuidas te sportlikust hindate siis või milliste parameetrite järgi? Panete nagu seal lennujaamas paned ennast kohvri sellesse raami. Et kui sinna raami ei mahu, vaata, siis ei saa, siis me ei tee sulle. Nagu siin juba kolleeg ütles, et me küsime ainult neid asju, mida on vaja küsida, et ega me nagu ei küsi rohkem, kui meil on hädapärast vaja. Et kui inimesel on mingisugune terviseprobleem, siis me näiteks küsime ka kaalu ja võib-olla küsime suitsetamist. Kui on täiesti terve inimene, siis me ei pruugi seda küsida. Et sellised asju nagu elustiil me võtame ka arvesse üldiselt või kui on väga suur kindlustussumma. Ja siis te peate ikkagi usaldama vist inimest ka selles mõttes, et arsti tõendi ma pean tooma ikkagi vist pädevalt tohtrilt või nii öelda. Kindlustus põhinebki aususel tegelikult ja see on nagu üks selline põhiprintsiip ja miks siis tasub olla aus, sellepärast, et kui mina olen aus kindlustus sõlmides, siis mul on ka see kindlustunne, et kui on tõesti kindlustusjuhtum, et siis ei tule välja mõnda üllatust, näiteks, et mul oli diagnoositud mingi tõsine haigus, ma sellest ei rääkinud, siis kindlustusel on tegelikult õigus ka keelduda hüvitise maksmisest. Takka järgi te ikkagi midagi sealt siis küsite mingeid... Kui on kindlustusjuhtum, siis me ikkagi küsime, jah, loomulikult. Ja siis te ka ei lähe, mitte ise ei vaata, vaid te küsite kuskilt ja teile siis antakse. Jah, näiteks perearstilt. Jaa. Et siis on õigus kindlustusandjal pöörduda terviseasutustesse ja küsida neid dokumente selleks, et siis seda otsust vastu võtta, et mis see tervislik seisund siis sel hetkel oli, kui see kindlustusleping sõlmiti, nii et jah. Et jah, võib-olla nagu veel üle öeldagi see, et lepingu sõlmides peab inimene ise andma nõusoleku või andma ise seda infot meile. Siis me kindlasti ei saa küsida paljalt selle põhjal, et inimene ütleb, ta soovib teha kindlustust, et me hakkame ise kuskile tegema päringuid, nii et inimene ei tea. Kui on kindlustusjuhtum, klient on meiega juba sõlminud kindlustuspoliisi, siis on meil seaduse järgi juba õigus teha päringuid haiglatesse ka. No igatahes ei tasu liiga palju selle pärast paanikasse minna, et ma pean mingeid andmeid andma, sest et see on ka selge, et need on vaja ju teada. No jah, sest et kui me nagu selliselt võtame, et me tegelikult ju hinnastame neid lepinguid iga inimese riski järgi. Et see, kellel näiteks on diabeet, paratamatult on temal kõrgemad terviseriskid ja mitte need teised inimesed, kellel diabeeti siis ei ole, ei pea seda kindlustusriski kinni maksma, vaid igaüks ikkagi maksab ise enda riski eest, mis on, ma usun, et täitsa mõistlik. Ja kui see, ma ei tea, üks näide nüüd praegu tuli see diabeet, et kui mul see diagnoos on, siis ma ikkagi saan oma elu kindlustada, et see ei ole välistav asi, aga lihtsalt siis ma ei tea, kindlustusmakse on. Kindlasti me vaikimisi midagi ei välista, et diabeediga võib-olla väga-väga üksikutel juhtudel, kui kindlustust ei saa sõlmida, kui seal on juba lisaks olnud näiteks infarkt ja võib-olla veel mitmeid terviseprobleeme. Üldiselt on niimoodi, et meile ka kliendid vahest ütlevad, et et mul on mingisugune väike terviseprobleem, et ma ei saa kindlustust sõlmida. Tänapäeval on see asi niimoodi, et isegi HIV-positiivsed või vähi üle elanud inimesed, infarkti üle elanud, insuldi, me ikkagi teeme pakkumis ja meil on see võimekus olemas, et me küsime siis infot
ja saamegi siis teha nagu personaalse pakkumise. Palju selline kindlustamine maksma võib inimesele minna? Ma saan aru, et see on hästi erinev, et olenebki sinu tervislikust seisundist ja mingitest asjadest veel, aga ma ei tea, saab siin mingeidki, ma ei tea, algväärtuseid öelda või? No kindlustuse hind kujuneb mitmest aspektist, et kindlasti mängib siin rolli vanus, et mida noorem olla, seda odavam on kindlustusleping. Kindlasti ka kindlustussumma, ehk et mida väiksem on kindlustussumma, siis ka siis on kindlustusmakse väiksem. Aga loomulikult üks oluline komponent elukindlustuse puhul ongi need terviseriskid, mida Anu mitmeid kordi on ka maininud, et seetõttu ei ole nagu tark jätta nagu seda otsust homsesse, sest tervis on selline, mis ajas muutub, keegi ei oska hinnata, milline tervis homme, 3 kuu pärast või aasta pärast, eks. Ja tihti peale ikkagi tekibki see olukord, et liiga hilja siis nii-öelda reageeritakse alles. Aga kindlustusmakse mõttes on et sellised võib-olla rusikareeglid on need ja siis võib-olla veel lisaks mõned muud riskid, et kui on võib-olla sellised riskantsemad hobid, mis võivad ka teatud juhul kindlustusmakset siis mõjutada. Aga laias laastus, eks see ongi nagu selline prioriteetide küsimus, ma ütleks, et kui nagu hinnata seda, et kui see risk realiseerub, et ütleme, et kui noore inimesel 50 000 eurot kindlustussummana maksab 15 eurot, et kas see on kallis või ei ole kallis, eks ju, et tänapäeval see tõesti maksab võib-olla... See 15 eurot on nüüd kuus? Kuus, täpselt. Igaks juhuks täpsustus. Ja, väga hea täpsustus, et ei oleks eksiarvamust. Aga laias laastus sa iga nädal üks kohvi võtta kuskilt on ja see tulebki juba kergesti see 15 eurot kokku, et need on need, et millega siis arvestada, et tasub läbi mõelda. Prioriteedid peavad paigas olema loomulikult, aga ma korra veel täpsustan seda ka, et 18 eluaasta on see, millest alates ma saan oma elu kindlustada. Kui ma teen nüüd kohe 18 aastaseks saades selle elukindlustuse ära, mis see makse jääb ka siis 70. eluaastani üheks samaks või seda te korrigeerite vahepeal või? Jah, see päris nii ei ole, et nii hästi ei ole. Päris nii ei ole, et see jääbki nüüd täpselt see, mis hetkel sa kindlustuslepingut sõlmid, et kuni 70. eluaastane püsib. Et elukindlustuse makse on ajas muutuv, vähemasti meil ta nii on, et iga aasta veidikene vanuse kasvuga hakkab see kindlustusmakse muutuma. See on nii märkimisväärne väike nii-öelda muutus, et kui me mõtlemegi selline 50 senti võib-olla aasta kohta muudatust, et ma arvan, et see ei ole kindlasti konti nii-öelda, et ei murra konti, sest mõeldes ka selle peale, et raha väärtus juba muutub ajas päris palju, et siis ma arvan, et see on igati mõistlik. See on ka seltsiti erinev, et ja ühes seltsis võib ka olla tooteid, kus see on erinev, et näiteks meil on laenukindlustusel on sama süsteem, et suremustabelite järgi tulevad need vanusega seotud tariifid ja kui inimene saab vanemaks, siis tal automaatselt see makse läheb kallimaks. Samas meil on riskikindlustusega niimoodi, et kui sa sõlmid lepingu 30 aastaks, siis sul on kogu aeg ühesugune makse. Ta on lihtsalt nagu arvestatud teistmoodi kindlustus matemaatiliselt. Jälle jäin mõtlema praegu selle peale, et huvitav, kuidas seda inimese tervist ikkagi lõplikult hinnata, et mõnele on tehtud teatud operatsioonid, asjad, et ühesõnaga piltlikult öeldes ta on tuunitud palju tervemaks, kui on võib-olla ilma operatsiooni läbi viinud inimeste tervis. Et kuidas seda te kaalute? No selleks on meil spetsiaalsed eksperdid, kellel on teadmised meditsiinist ja kindlustusmeditsiinist ja selle teaduse nimi on riski hindamine ehk underwriting. Et me küsimegi neid õigeid küsimusi ja kui on, me oleme võimelised hindama väga keerulisi juhtumeid, et ongi, kellel on võib-olla mitmed kombineeritud haigused või geneetilised haigused või kellel on vähk olnud või HIV või mis iganes. Et me võtamegi arvesse selle konkreetse inimese tervise seisundi ja siis tema saabki selle endale sobiva tariifi. Et ei tasu nagu peljata seda, et mul on tõesti mingisugune operatsioon tehtud, et tegelikult võid sa olla võib-olla paremas olukorras ju kui need, kellel ei ole tehtud seda. Ja me näeme ka seda, et näiteks tänapäeval on kas või vähist rääkides, et vähiravi on niivõrd palju paranenud. Et ma käisin kevadel rahvusvahelisel kindlustusmeditsiini konverentsil ja seal just räägite sellest, et võib-olla kindlustus natukene liiga vähe räägib sellest üldse laiemalt, et inimesed ei tea,
Et ongi selline ettekujutus, et näiteks kui mul on olnud rinnavähk või kilpnäärmevähk, et siis ma ei saa lepingut sõlmida. Tegelikult on nii, et kui on piisav aeg möödas ja kui see staadium ei olnud nagu väga, väga tõsine ja kui ravi on olnud efektiivne, siis võib-olla sa ei peagi rohkem maksma, võib-olla sa pead mingil määral rohkem maksma. Võib-olla leping lükatakse edasi, et aga sa ikkagi enamus juhtudel saad selle lepingu sõlmida. Et jällegi, kui võrrelda siin võib-olla aega 15 aastat tagasi näiteks HIV-positiivne inimene, kellel oli olnud ka lisaks C-hepatiit, sai igalt poolt kindlustusest keeldumise. Selliseid lepinguid lihtsalt ei saanud teha, kuna risk oli liiga kõrge. Tänapäeval on juba see viiruse vastane ravi niivõrd hea, et me arutasime enda riskihindajaga, et kuskil üks leping iga kuu me teeme HIV-positiivsele inimesele, see on täiesti okei. Need ajad muutuvad ja nii ka teie tooted ja need tingimused kõik sellega koos. Ja ma tahtsin veel Anule lisada seda juurde, et ei tasu nagu, et kui sõbraga arutada, et ma ei saanud elukindlustust sellepärast, et ei tasu nagu võtta seda sama olukorda enda peale just selles plaanis, et need situatsioonid iga inimese kohta on hästi erinevad. Et see sama haigus mõlemal inimesel võib tähendada hoopis teistsuguseid situatsioone, sest seal võib olla lisaks veel mingid asjad, mida teisel ei ole. Nii et see tõttu on hästi nagu mõistlik teha see avalduse ära ja me saamegi siis öelda, et mis siin see otsus siis lõppude lõpuks tuleb. No tark on nagu alati tulla ja teie ekspertidega lihtsalt konsulteerima ja natuke see asju arutama, et see ei võta ju tüki küljest ära ja saad siis vähemalt teada, kuidas lood on, et ja ka näiteks, oma tarkusest mõtlema jääd ainult siis. Kui sa saad kindlustuspakkumise, võib-olla sa alguses mõtlesid, et sa teed 50 000 peale selle kindlustuse ja oletame, et on väga tõsine terviseseisund, on diabeet ja võib-olla veel mingisugused kõrged vererõhud, mingid mitmed diagnoosid, sa vaatad, et see makse läheb sulle liiga kalliks, sul on ka peale seda võimalus veel ju otsustada, et sa tegelikult võib-olla ei võtagi 50 000 peale, vaid sa võtad 30 000 peale selle kindlustuse. Miljoni ikka, minu elu on ikka miljonit väärt. Selle me saime selgeks, et miljoneid vist ei saa siiski või mõningatel juhtud ei saa. Sõltub, eks meil tegelikult sellist ülempiiri ei ole, et kui sinu sissetulekud on sellised, et miljon kindlustada tundub mõistlik ja vastab sinu kindlustusvajadusele, et siis sa sellega saad. Muideks üks asi kindlasti tahaks siin ära klaarida, et on ju tõesti inimesi, kellel ongi säästud ja neil on selline, kuidas ma ütlen, see elu kindlustatud juba teistpidi. Kas nendel inimestel ka üldse on mõtet elukindlustuse peale? Siin peab natuke mõtlema, mis need säästud on, et kui sul on mitu kinnisvara, maatükid, võib-olla fondiosakud, aktsiad, et kas see on nagu selline vara, mida sinu pärijad saavad kohe 2 nädala jooksul realiseerima asuda, kui sind ei ole, et mida nagu võib-olla mida suurema sissetulekuga inimene, seda suuremad on ka väljaminekud, et sul on kindlasti mingisugused kohustused ja pere on harjunud teatud elustandardiga ja see ei ole nagu väga tore, kui see pere peab siis hakkama nüüd mõtlema, et kuidas ma nüüd esimene kuu süüa ostan, eks. Et need on nagu erinevad asjad. No pealegi ma loen siin numbreid natukese ka kokku, et siin on üks uuring tehtud, kus on selgunud, et ainult 10% meie elanikkonnast on sääste üle aasta siis tasu ulatuses. Et see on ju ja 29% pole üldse sääst. Tähendab, ei ole üldse sääste, see tähendab seda, et kui mul et siis homme on kõik ju, et mul ei ole mitte midagi hinge taga, et see on tegelikult päris nukker ju, et me küll tundub, et oleme väga ühiskonnana siin ja riigina arenenud ja kõik, aga see pool on küll ju jätkuvalt vist. Paratamatult vist, et inimesed tahavad oma elujärge ju kiiresti ja kohe parandada ja siis säästud lähevad pigem siis hetkelistesse. Eks see on inimlik, et tihtipeale ka mõeldakse, et mul on täpselt nii palju neid säästusid, et kui mul nagu, ma ei tea, pesumasin läbi läheb või on vaja auto viia parandusse, et siis ma saan hakkama, eks. Ei saa siis ka hakkama auto parandusse viia, see on juba õudne mõelda. No absoluutselt, eks, et lihtsalt need säästud on ka tihti peale sellised väga lühiajalised, et ma kogun järgmise aasta reisiks omale raha või ja siis kui see reis on ära, eks, siis ma olen jälle kuskil miinuses võib-olla. Ja ma näen ka tõesti seda sama, et sellised eesmärgipärased säästud tekivad
mingil põhjusel, et vot nagu sa välja tõid ka, et lähen reisile ja siis kogun raha, aga laiem pilt tõesti, et sellist pikaajalist vaadet nagu tundub, et täna hetkel inimestel ei ole. Et täpselt seesama, et see 11% ka, mis meie uuringust välja tuli, et on ainult pikaajalised säästud, aga pigem on sellised väga lühiajalised 2 või 3 kuud. Aga küsimus ongi tõesti see, et mis on siis see plaan, on, et vot kui nüüd ongi see kõige raskem olukord, et see surmajuhtum või siis ka mina ikkagi rõhutaksin ka seda, et ärme unusta ära seda pikaajalist töövõimetust, et vot siis on küll nagu raskus käes ja 36% meie uuringust tõid ka välja selle, et ei olegi mingit plaani. Ja ongi siis selline keeruline olukord. Pärast mind tulgu või veeuputus. Ja ma tahtsin ka just siit edasi täpselt see, mida sa ütled, et ärme nüüd keskendu ainult sellele elule. Ja ka püsiv töövõimetus, seda ei juhtu võib-olla nii sageli, aga mida sageli juhtub, mõtlen, et inimene võib sporti tehes või aiatöid tehes murda oma hüppeliigese või vigastada oma õlga. Ja see tähendab seda, et sa oled ka võib-olla 2, 3, 4, 5 kuud töövõimetu, mida me näeme tegelikult päris sageli. Ja kas sul selleks on siis mingisugune plaan või raha, et kuidas sa siis toime tule? Et võib-olla sul on kogutud, ma ei tea, raha järgmise aasta reisi jaoks, aga kas sa siis tahad seda raha nüüd ära kulutada, seda reisiraha või oleks ikkagi mõistlik, et kindlustus selle... Kui selline õnnetu olukord tekib, et see paus tööst, mis võib päris pikaks ju osutuda lõpuks ikkagi tekib, et te maksate siis seda sama palka, mis siiamaani inimene sai. Ei, see on tegelikult erinev ka kindlustusseltsiti, et on selliseid tooteid, kus makstakse vastavalt sellele, mis trauma sul on, näiteks sul on 20 000 on kindlustussumma ja põlvetrauma puhul makstakse alati 5% näiteks. Või siis on teine variant, mis meil praegu on selline toode, et me maksame nii pikalt, kui haigusleht kestab. Jällegi, et võib-olla mina kontoriinimesena teen seal kodukontorit, kui mul on jalgkips, siis polegi nagu suurt häda ja saan oma palka edasi. Kui ma teen füüsilist tööd või kui ma olen näiteks müüja või kui ma olen kuskil, ma ei tea, ehitaja, siis mul võib olla väga pikk töövõimetus, et see siis makstakse selle töövõimetuslehe pikkuse järgi hüvitist. Kui suur see ikkagi siis on? Ma praegu ei saanud sellest täpselt aru, et... See on inimese enda määrata. See on enda määrata? Jaa, absoluutselt. Ja ta saab seda määratagi, et ta põhimõtteliselt ei kaotagi töötasus siis, kui on mingi selline asi juhtunud, sest mis see kindlustusest on, peakski jah mõtlema selliselt. 2000 eurot palka ja siis hakkan saama 50 eurot, siis on ikka kööga ju. Et näiteks ka see haiguslehe järgi arvestus, et sa saad ise määrata, et kas sa soovid siis, kui sul see trauma juhtub, saada hüvitist näiteks 15 eurot päev või 50 eurot päev, et see sõltubki sinu väljaminekutest ja palgast. Aga see on jah erinev seltsiti, et millised need tooted täpselt on. Ja näiteks kui ta on laenuga seotud, siis ta võib olla ka hoopis selline, et kui inimene on haiguslehel pikalt, siis me maksame tagasi tema laenumaksed hoopis. Need variante on ja päris nii ei ole, et kõik on riiklikult standardiseeritud ja ette nähtud, et võt nii peab olema või kindlasti mingid seadusandluse osad ju käivad teie toodete kohta ka, et on, kuidas te seda poolt ära näete, et kas seal on kõik hästi või saaksin midagi veel paremaks teha, mis seda seadusandlust puudutab, et ärgitada inimesi enda elu kindlustama siis näiteks. Kindlustus on väga ära reguleeritud valdkond nagu laenudegi puhul, et väga palju nõudeid, mis on vaja kindlustuse poole pealt täita, aga ma kasutaksin praegu juhust ja öelda oma sugulase ütlust, et kes läbi just on tegemas seda protsessi, et surmajärgselt pärinud kõik oma kohustused, et ta ütles, et elukindlustus peaks olema kohustuslik. Et vaata, täna on nagu see olukord, et meil on riigi tasemel on ära reguleeritud, et liikluskindlustus on see, mis just kui peab olema alati autoga käib kaasas, eks ju. Aga et kui mõelda selle poole pealt, aga et sellised rasked olukorrad viivad ikkagi inimesed väga tugevalt majandusliku toimetuleku nagu väga tugeva mõjuni, et siis võib-olla on see koht ka, mida nagu tasuks mõelda tuleviku plaanis. See autoga võrdlus miski pärast eestlastel kipub hästi kiiresti tulemas, kõik saavad aru kohe, kui sellega illustreerida, et see liikluskindlustus on põhimõtteliselt ju sama asi, et sa ju teed seda, et teistest
hoolides ka ju, et selles mõttes, et kui sul ei ole kindlustust, et siis ju teine ei saa ka ju mingit hüvitist. Just täpselt. Et see hoolivuse koht vist on see, mis meie ühiskonnas võib-olla pisut vajaks veel natuke saada. Ma olen täiesti nõus sellega, et eks ta ongi ju see vastutuse võtmise küsimus, et me võtame oma elu ees vastutuse, me teeme igapäevaselt teatud otsuseid ja nüüd ongi see otsustamiskoht, et kuidas ma võtan vastutuse selle eest, et minust jääb maha selline kotitäis laenujääke ja võib-olla veel midagi, et siis, et mismoodi ma siis ikkagi nagu tagan selle nii-öelda rahuloluga minu järgselt, et see on selline mõttekoht, ma arvan, kõigile. No selge, igatahes seda ma ei pinninud välja, et miljonit ja 20 miljonit ma oma elu hinnaks panna paraku ei saa, et selles mõttes minu järeltulija või kes iganes mitte ei saa ainult leevendust selles mõttes, et ei saa nagu katta need kulud, mis tal siis tekivad sellega, vaid et ta saaks rikkaks pärast minu surma. Päris nii need asjad ei käi, need on võib-olla raamatutes rohkem ja filmides. Kindlustus ei ole kindlasti nüüd rikkaks saamise koht või rikkaks saamise viis, et ei ole nüüd ühelgi juhul mõistlik, eks. Aga et võib-olla veel nagu välja tuua see, et me tegime ise eelmine aasta sellise uuringu enda kahjujuhtumi klientide seas, et kellel oli siis olnud trauma või pikem töövõimetus ja küsisime nendelt inimestelt, et kuidas oli nende kogemus ja kuidas nemad üldse nagu nägid seda protsessi ja kuidas nad hindasid seda kindlustuse vajalikkust. Ja mis meie jaoks tuli nagu päris huvitava faktina välja see, et kõik nad ütlesid peale kindlustusjuhtumi toimimist, et see kindlustus on ikka üks väga vajalik asi ja meil oli mitu inimest, kes rääkisid, et peale seda, kui nemad said hüvitist mingi trauma ja pika töövõimetuse, siis nad on rääkinud kõikidele oma töökaaslastele ja tuttavatele, et mõelge selle peale enne, et tehke omale kindlustus. Et see oli nüüd inimesed, kes olid ise praktiliselt kogenud seda kindlustust. Ja teine asi, et nad kõik nagu ütlesid, et tegelikult oli see protsess täitsa lihtne, et jällegi mis oli meie jaoks natukene üllatav, et meie kliendid ütlesid meile, et nemad olid üllatunud, et kindlustus tõesti hüvitab, kui kindlustusjuhtum toimub. Meie jaoks on see nii normaalne asi, me tõesti igapäevaselt maksame hüvitisi välja, aga kuidagi väga paljudel inimestel on see, et kindlasti see kindlustus leiab mingisuguse nipi või triki meile mitte maksta hüvitist. Kindlasti on ka ju neid juhtumeid, kus te siiski peate keelduma sellest, et ma tean, on seda statistikat ka tehtud, et kui palju näiteks elukindlustuse toote puhul selline protsent on, kas see erineb teiste tootete puhul? On see ikka väga väike, paar protsenti, jah, tõesti, ja traumade... Pigem on see mure, ma ei tea, varakindlustuse ja seal poole peal. Ja traumade puhul on ta ka kuskil 5-6% keeldumised ja seal on tõesti, ma võin siin näite tuua näiteks, et kui meil on traumakindlustus ja küsitakse hüvitist kopsupõletiku või pimesoole lõikuse tõttu, et siis see tõesti ei ole trauma ja sel juhul me ei saa ka maksta, et siis on tõesti see otsus keeldumine. Ja päris selliseid kindlustuspettuseid me näeme ka õnneks väga harva, aga inimesed võivad olla väga raskes olukorras ja me inimlikult võime sellest aru saada, et näiteks kui sa saad 4. staadiumi vähidiagnoosi, et siis sa mõtled, et nüüd ma teen ruttu kindlustused ära ja ma ütlen, et ma olen tegelikult täiesti terve. Et meil tuleb ka selliseid asju ette, õnneks väga harva, aga ka selliseid keeldumisi on. Aga sellele saadakse vast ju üsna lihtsasti jälile, et mitte ju kohe võib-olla, aga pärast, kui see juhtum siis on aktiivne, et siis te saate ju tagant järgi vaadata, kuidas need kuupäevad olid. Täpselt nii ongi, et seda me näeme tõesti iga aasta meil paar juhtumit sellist on, kus tõesti siis kas siis teadlikult on varjatud tervise seisundit, aga ka tõesti viimasel hetkel, kui juba on diagnoos käes ja siis kiiresti minnakse lepingut sõlmima, aga andes meile mitte õiget informatsiooni, et siis me kahjuks peame keelduma. Ja see ei ole ju tegelikult aus nende teiste inimeste suhtes, kes ausalt lepingu sõlmisid ja kogu info, mida küsiti, avaldasid. Et kindlustus toimib sellel põhimõttel, et juhtum peab olema täiesti juhuslik ja ette nägematu, et sina ei tea, et sinuga võib juhtuda, võib-olla juhtu, et see on see kindlustuse põhimõte. Et kui kindlustus sõlmiksid ainult inimesed, kes teavad, et nendel juba on see suur jama käes, kindlustaksime ainult neid põlevaid maju, selliselt kindlustus toimida ei saa. Ja siis ei saaks ka inimesed endale üldse kindlustus sõlmida, eks. No nii ta on, jah, eks seda ausust võib ju lõpetuseni veel juurde soovida, seda pole kunagi liiga palju,
aga loodetavasti inimesed mõtlevad natukese laiemalt, et see, mis alguses tundub selline lühiajaline kasu, ei pruugi pikaajaliselt ka talle endale mingit väga suurt tolku tuua. Jah, et ega sellest ei ole kellelgi kasu, et ei meeldi kindlustusele sellised juhtumid ja ei ole ka lähedastel sellest kasu, nii et... Tahaksite te siia saate lõppu midagi veel öelda, mis täna ütlemata on, mida tahaks inimestele veel südamele panna ja need inimesed võivad olla ka, ma ei tea, poliitikud, kes teevad meie seadusandlust näiteks. Muidugi see sama pealkirja me saime nüüd kätte juba siit, et Swedbank ütleb, et kohustuslikuks elukindlustus kõik. Sellest ma sain aru, et selle võib luhti nüüd kirja panna juba. No, kui nüüd jätkata, et seda mõtlemist ma näen liiga palju Eesti inimeste seas, et seda kaalumist on üsna palju, et kas teha või mitte teha. Olla või mitte olla. Olla või mitte olla, just täpselt. Aga et tulla sealt kaalumise juurest nüüd ära ja päriselt nagu otsustada, et mis see perspektiiv siis mul on ja võtta see aeg. Et kui ise ei ammusta läbi nendest kindlustusdokumentidest, siis meil on igal pool inimesed, kes saavad aidata nii-öelda oma nõu ja jõuga ja rääkida asjad selgeks, et mis see siis ühel või teisel puhul tähendab. Et ma arvan, et kõige olulisem sõnum ongi see, et võta see aeg ja hinda need olukorrad läbi ja tee need otsused ära. On midagi siia ilusat lisada veel? Jah, et võib-olla nüüd natukene sellise teise nurga all, et me rääkisime siin ka andmetest, et tänapäeval järjest rohkem inimesed on teadlikud sellest, kuidas nende andmeid hoitakse ja mõtlevad selliste asjade peale, siis seda tasuks ka vist igaks juhuks üle rõhutada, et tegelikult kindlustusseltsid ja pangad on väga-väga hoolikad nende andmete hoidmisega ja see ei ole niimoodi, et näiteks kui sa teed kindlustuslepingu, et siis terve pank teab ja kui mul ma ei tea, keegi tuttav töötab tellerina, siis temaga näeb kõik minu diagnoose ja asju, et tegelikult seda infot, mida sa annad kindlustusele, seda näevad tõesti ainult need inimesed, kes peavad seda nägema ja ei näe ka, ütleme, inimene, kes poliisi väljastab, ei näe sinu terviseandmeid, et see on ikkagi väga-väga-väga hästi hoitud igal pool ja see on seadusega reguleeritud ja kõik suuremad pangad ja kindlustused on ise ka väga-väga hoolikad, et mõeldakse tõesti läbi nagu kõik sammud selles protsessis ja kaalutakse, et andmed oleks turvaliselt hoitud, et sellepärast ei tasu muretseda. Ja omalt poolt siis nii palju veel ka head vaatajad ja kuulajad, et minu arvates oleks nagu õige suhtumine see, et ette valmistada ja nii-öelda valmis olla tasub alati, et ega vihmavari ei ole ju selleks välja mõeldud, et see vihma välja kutsuks, vaid et juhtumisi, kui seda vihma peaks sadama hakkama, siis me oleksime kaitstud. Et samamoodi võib-olla võiks natukese teistmoodi mõtlema hakata ka nende asjade peale, et see ei ole mingi kurja välja manamine, et oma elu ära kindlustada, vaid võib-olla sa oled poole tervem ja toredam ja elad palju pikemalt, sest et sul on süda ja hing rahul, et kui ka midagi on, et siis minu lähedased ei kannata liiga palju, vähemalt selles majanduslikus. Statistiliselt tegelikult need inimesed, kes on kindlustatud, nendel ongi pikem eluiga. Jah, see on see sama vihmavarju teemat, kes selle kaasa võtad, siis vihma ju ei saja. See on ju vana tõde juba. Kuulge, aga siis vist ongi sellise toreda sõnumiga võimalus siin selle saate otsad kokku tõmmata. Aitäh teile, et tulite selgitama seda olulist toodet, mis te pakute ja loodetavasti siis elame kõik väga kaua ja jõukalt ja te ei pea välja maksma neid juhtumeid liiga palju. Aitäh teile Swedbank siis elukindlustuse valdkonna juht Eleriin Reinmann ja SEB elukindlustuse Balti riskihindamise ja kahjukäsitluse osakonna juht Anu Meier olid täna saates. Tänud ka kõigile, kes vaatasid ja kuulasid, järgmisel korral järgmised teemad, kõike kaunist. Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee